RTV on edukalt maandunud Tartu lennundusmuuseumis, kus hakkab talveuni läbi saama ning hakatakse valmistuma Tartu lennunduspäevadeks. Meid võttis vastu lennundusmuuseumi asutaja ning juht Mati Meos. Meil ekspositsioon ka väljendab läänemaailma lennukeid ja siis Venemaa lennukeid. Ja mõlemast poolest on meil suhteliselt silmapaistvaid eksemplare. Põhiline on ikkagi reaalsed lennumasinad, helikopterid ja lennukid. Lennukeid on meil umbes 23 ja helikoptereid suvises ekspositsioonis 4. Lisaks on meil õhukaitseosakond, meil on kogu raketipark, mis nõukogude ajal Eesti territooriumil oli. Kuivõrd meil on väga raske suures plaanis lennukeid saada, siis me oleme pannud rõhu ka lennukimudelitele. Mis kiiremad, mis voolujoonelisemad, need on ikka hingelähedasemad. Siin selja taga on meil kõige võimsam, kõige kiirem sõjalennuks on rootslaste Viggen 37 hävitaja. Tema kiirus on 2600 kilomeetrit tunnis ja veidi rohkem isegi, aga teda on maailmas ainult 7-8 lennundusmuuseumis, nii et see on äärmiselt suur rariteet. 4.–5. juunil toimuvad meil sellel aastal lennupäevad ja siis on meil siin reaalselt lendavad lennukid õhus kui maa peal. Meie baaslennuväljaks on 2 lennundusmuuseumi oma lennuplats ja lähedal asuv Ülenurme lennujaam. Endal on meil 1 lendav eksponaat. Eelmise aasta lennupäeval oli meil õige mitmed droonide valmistajad ja droonide ekspluateerijad, fotograafid ja nii edasi. Põhilendurid on ikkagi Jurgis Kairis Leedust oma lennugrupiga Air Bandits ja Rootsist Skandinaavia Airshow. Skandinaavia Airshows on koosseisus ka neiud, kes tiiva peal lendavad, surmasõlmi teevad ja nii edasi, aga Jurgis Kairise lend näitab tõepoolest, mida inimene on võimeline välja kannatama ja mida võib lennukiga õhus teha. See on igale inimesele nauding ja paljud käivadki lennupäevadel nende akrobaatlendurite pärast, sest see on õhuteater. Põhimoto on ikkagi see, et eestlane ei pea roomama, eestlane võib lennata.